Tere! Täna räägime Tistleri pinkidest. Tistleri pink on põhiline töökoht õppetöökojas. Aga selle jaoks, et Tistleri pinki õigesti kasutada, tuleb kasutada õigeid võtteid, õigeid abivahendeid, tuleb ka seda pinki hooldada. Te näete siin laua peal suurt valikut abivahenditest, millest võib-olla osasid te näete esimest korda, aga osad on teile juba tuttavad. Selle jaoks, et pingi taga töö tegemine oleks lihtne, töö tegemine oleks õige ja pink kestaks, tuleks kõiki neid abivahendeid kasutada. Selle jaoks, et tööd teha, tuleb meil kasutada 2 kätt. Aga et me saaksime 2 kätt kasutada, tuleb meil töödeldav toorik panna laua külge kinni. Üks kõige lihtsamaid viise selle jaoks on paigaldada toorik pingipulkade vahele. Kui te paigaldate pingipulkasid, siis tuleb jälgida, et pingipulgad läheksid vabalt siia avadesse. Kindlasti ei tohi neid lüüa haamriga. Kui te lööte nad haamriga sinna sisse, siis te lõhute ära pingi, te lõhute ära pingipulgad. Pingipulgad peavad liikuma vabalt ja kui nad ei liigu vabalt, tuleb neid natukene lihtsalt lihvida ja nad hakkavad seal vabalt liikuma. Selle jaoks, et kaitsta lauda vigastuste eest, oleks soovitav enne hööveldama asumist panna alla ka hööveldamisalus ja alles seejärel kinnitada toorik. Kui hööveldamisalus on paigas ja toorik on paigas, siis tuleks ka kindlasti paigaldada pingi suru teise otsa tasakaalustusklotsid. Tasakaalustusklotsid hoiavad ära selle, et te suruksite pingi liiga suure jõuga kokku ja siinpoolne suru ots läheb kõveraks, kui te ei kasuta tasakaalustusklotse. Paigaldades selliselt tooriku laua külge olete te valmis töö alustamiseks. Ja nüüd olemegi valmis hööveldamiseks. Ennem hööveldama asumist tuleks jälgida, et jalad asetseksid selliselt, et te saate keha hoida tasakaalus. Hööveldamise alguses on surve esimesel käel ja hööveldamise lõpus kandub surve üle tagumisele käele. Höövlit ei panda mitte kunagi laua peale tera allapoole. Alati tuleks höövel panna küljega. See tagab selle, et ei lõhu höövliteraga ära lauda ja lauaga ära höövlitera. Kui teil on tarvis hööveldada laia tooriku serva, siis kõige parem selle jaoks on kasutada pingi suru. Sellepärast, et suru vahel seisab see toorik teilt tugevalt paigal ja teil on mugav ja hea seda hööveldada. Ka saagimisel on suru asendamatu abimees, sellepärast, et suru vahele pandud detaile on lihtne järgata ja lihtne saagida. Kindlasti tuleb jälgida, et kui te panete detaili siia suru vahele kinni, siis saetav osa jääks tööpinnast väljapoole. Ei tohi hakata saagima selliselt, et saagimine toimub tööpinna peal, te rikute laua ära. Seega, saagimine peaks aset leidma alati väljaspool laua ala. Sirgete lõigete tegemine on enamasti lihtne, aga kui teil on tarvis lõigata kaldnurka, mida teha siis? Kõige lihtsam selle jaoks on paigaldada sama toorik nurga all siia samasse suru vahele ja nurk peaks olema selline, et teie lõikejoon on paralleelselt laua servaga. Suru on küll väga hea abivahend selle jaoks, et seal vahel saagida, seal hööveldada, aga kindlasti ei tohiks me seda kasutada siis, kui me soovime peiteldada. Peiteldamisel peaksime materjali kinnitama ilusti laua külge. Oluline on see, et peiteldamisel kasutatakse alusplaati. Kui peiteldamisel ei pane materjali alla alusplaati, siis võib juhtuda, et peitel läheb läbi materjali, kahjustades lauapinda. Ja samas on oluline, et me paneksime ka selle töö koos alusplaadiga tugevalt laua külge kinni. Selle jaoks sobib tavaline pitskruvi, ei ole siin vaja ühtegi sellist erilist vahendit, kuid oluline on see, et materjal oleks ilusti laua küljes kinni. Ja peiteldamine võibki alata. Õiged töövõtted ja õigete abivahendite kasutamine tagab pingi pikaajalisuse, aga ei saa ka unustada seda, et pink vajab hooldust. Hooldamiseks tuleks vähemalt 2 korda aastas kontrollida juhtsiine ja ka pingi suru kruvi. Need tuleks puhastada tolmust, igasugusest mustusest ja määrida. Samuti tuleb tähelepanu pöörata pingi erinevatele kinnitustele, olgu need kruvid, olgu need poldid. Ajapikku kipuvad nad lahti tulema ja kui tekivad loksud, siis läheb ka pink katki. Pingipulkade ebaõigel kasutamisel võivad ka need puruneda. Järgnevalt üks näide sellest, kuidas pingipulgad purunevad, kui need ebaõigelt kasutada. Oma pingile võite luua ka ise erinevaid rakiseid. Olgu selleks näiteks siis saagimisrenn või lihvimisalus. Aga kui te hakkate rakist enda pingile looma, siis jälgige seda, et teie rakise tugi oleks võimalikult suure kontaktpinnaga ja sobituks hästi suru vahele.
ma loodan ja usun, et sellest videost saite te kindlasti endale palju uusi teadmisi, kuidas kasutada pinki ja kuidas hooldada pinki. Edu pingi kasutamisel! Kui te teete sellist õppevideot, siis te võite olla tavalises särgis, aga kui te hakkate tööle, siis pange ikkagi endale tööriided selga.